Tere tulemast Valguse looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida toob sulle aprill 2025. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks siis sellised poolvääriskividest tehtud. Minu ehtekunstiga saad sa tutvuda kodulehel, milleks on siis www.valguselooja.ee. Aga valikud on siis täna siin sellised, et esimeseks valikuks on rodoniidi ning hematiidi kombinatsioon, teiseks valikuks on kassisilm, kuukivi ning mäekristall ning kolmandaks valikuks puhas roosa kvarts. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ning siis tee oma valik. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Et tere tulemast siis esimesele grupile. Sina, kes sa valisid selle rodoniidi ning hematiidi kombinatsiooni. Hematiit on hästi selline maandav kristall, toob sellist tasakaalu, rahu ning üldjoontes roosad kristallid on siis seotud armastuse liigi meelitamisega ning sellise armastuse ning edukuse juurdevooga siis. Aga vaatame, mida siis näitavad sulle täna tarokaardid. Esimeseks kaardiks tuuleb meil müntide äss. Ässad tähistavad uusi alguseid ja antud juhul on tulemas selline hästi stabiilne, tugeva vundamendiga turvaline uus algus sinu ellu. See võib tähistada muutuseid tööalaseid, see võib kellelegi tähistada kas siis uut tööd, samas võib olla kellelgi siin tegemist ka muutuste näol, mis on seotud siis koduga. Et igal juhul hästi sellised maised teemad, mis on seotud siis materiaalsete väärtustega. Samas võib tulla siin selline ka üllatus või kingitus, et siin on kõrvuti meil tulnud tegelikult läbi müntide 5, mis võib vihjata siinkohal sellele, et kellelgi on tulemas tööalane muutus. Et kas siis vanast töökohast kuidagi mingil põhjusel ilma jäämine või kuidagi sa tajud, et see töö enam justkui ei teeni sind või et see on nagu selline puudusteadvuse kaart, kus paraku jah, sa võid tunda sellist eraldatust, üksindust ja justkui sellist emotsiooni, et sind on millegist ilma jäetud. Aga 5 on seotud muutustega, et siin on tulemas muutus ja kindlasti selline väga-väga suur muutus, sest siin on kõrvuti kohe siis ässa kaart. Võimalik, et see muutus, mis su ellu tahab tulla, tekitab sulle väga palju sellist meelehärmi, sellist ülemõtlemist, stressi, võib-olla kellelgi aga lausa sellist magamatust, et mõõkade 9 on kaart, mis ütleb, et valgus tunneli lõpus on tegelikult tulemas. Et siin on ka selline väikene öökullike, öökull siis sümboliseerib sellist sisemist tarkust, teadlikkust ja selline nii-öelda soovitus sulle, et ära kaota usku, lootust, et sul on võimalik taas luua. Ja kuidagi võta see aeg maha ja anna see kuidagi see süütunne, kahetsustunne üle oma inglitele või kuidagi vabane nendest hirmumõtetest või nendest, ütleme jah, sellest ebavajalikust energiast, mis kaasneb sul selle muutusega, et kuidagi oleks vaja natukene ennast maandada ja enda meelt rahustada. Nii, võtame veel paar kaarti esimesele grupile. Ja mis saab olla toredam on see, et sulle tuleb päike, et päike tuleb taas kord pilve tagant välja. Siin on siis lapsed, kes hoiavad käest kinni, justkui selline rõõm, elurõõm. Naeratus tuleb taas kord huulile, harmoonia, ühtsustunde ning heaolukaart. Et see on üks positiivsemaid kaarte üldse, mis tegelikult taros ilmneda saab. Ja antud juhul selles kontekstis ma tahakski öelda, et ükskõik kui raske see olukord hetkel tundub, ükskõik kui nii-öelda väljapääsmatu situatsioon, päike tuleb taas kord välja. Et siin on sellist tõusu mõõna, aga usu, et päike on juba nii-öelda pilve tagant piilumas ja justkui sellist tõesti soojust ja meelerahu on tulemas sinu poole.
ja see on siis antud juhul suure arkaani kaart ehk siis selline trumpkaart. ja tuleb ka armastajate kaart. Kindlasti on aktuaalsed su elus ka sellised südameteemad siin. Et armastajate kaart räägib valikute tegemisest ja valikute tegemisel tuleks kuulata ikkagi südametarkust. Siin ma näen sellist sügavat hingelist lõimumist, imekaunist paar, kes vaatab teineteisele sügavuti silma. Et kindlasti on su elus inimene, kes on sulle väga hingelähedane. Sa kuidagi tunned temaga sellist hingesoojust, hingelähedust ja kindlasti koos olemisest ka suurt rõõmu. Et suure arkaani kaardid kõrvuti nii päike kui armastajad siis ütlevadki, et suhteteemad on siis aprillis väga aktuaalsed. Võimalik, et kellelgi on ka seotud selle teemaga lapsed. Et ja, sellised kaardid siis. Aga võtame siia juurde romantikahingitelt soovituskaarti. Hingesugulase energia tuleb välja. Jah, tegemist on sinu hingesugulasega. Et võib-olla sa otsid kinnitust või soovisid kinnitust sellele küsimusele, et kas tegemist on sinu hingesugulasega, sinu hingepeegeldusega, siis jah, siin on sügavamat sorti hingeside ja ma näen, et siin on tegelikult väga hoitud lähenemine, väga selline armas paar, kes siis jah, kuidagi mõistab teineteist väga sügaval tasandil. Ja vaatame siia juurde ka haldjakaardi just suhte küsimuses. Tuleb kaart, mis ütleb, et siin on ka selline põletav kirg, väga palju sellist tulisust, kirge, kindlasti ka sellist füüsilist tasandit, tugev keemia, tõmme teineteise poole, et lausa selline põletav kirg. Tuleb kaart, mis ütleb, et sellisest nagu aja mahavõtmisest võib siin praegult kasu olla, aga anna selle suhtele siiski võimalus. Siin võib olla kellelgi ka distantstöö mingiks blokeeringuks antud juhul, et igal juhul on siin tajutav selline eraldatus või eraldatuse energeetika ja kindlasti ka väga suur selline igatsuse energia. Et sellised kaardid siit praegu suhte küsimuses, et siis aprillis ilmselt siin on sellist nii-öelda võib-olla ka natukene endas kahtlemist või hirmu kogemust ka selle suhte küsimuses, et kuna siin on siis see eraldatus, siis võib ka sellest tulenevalt tekkida või olla siin väga palju sellist ebamugavat energiat nii sulle kui sinu inimesele. Aga siin on väga selline tugev tõmme, lausa selline gravitatsiooniline tõmme teineteise poole. Et vaatame siia juurde ka mõned siis lisakaardid, mida toob siis aprill esimesele grupile. Dubleeritult tuleb siin siis müntide äss, antud juhul siis ruutu äss, teadmiste, elutarkuse ja rahakasv. Kindlasti on tulemas midagi hästi suurt, midagi hästi materiaalset, midagi sellist, mis on lausa käega katsutav. Et väga suured muutused on tulemas ja kuidagi soosingus on ikkagi ka töö ja koduga seotud küsimused. Nii, võtame veel mõned kaardid. Tuleb ka selline küllusliku vallalise kaart, ehk siis müntide 9, küsija sulle antakse. Julgus olla iseendaga rahul, iseendaga heas kontaktis. Ja see on ka selline üleüldise külluse kaart, et sul on oskuste küllust endale ligi meelitada ja öeldaksegi, et küsi universumilt ja universum annab sulle selle, mida sa küsid, aga kõigepealt oska nii-öelda küsida. Ja kui sa selle soovi nii-öelda oled universumile
juba nii-öelda edastanud, siis lase ka see soov nii-öelda vabaks, küsija sulle antakse. Et antud juhul ma tajun, et mingi vana tsükkel tahab siin läbi saada, et siin esimeses reas oli meil siis mõõkad 9, siin on meil siis müntide 9, et mitu 9 siis. Tingli number 9 võib olla oluline märksõna. Nii võtame veel mõned kaardid. Ja tuleb teine ässa kaart, milleks on siis poti äss, uus algus, jõulised muutused ja ka ühtlasi võimekuse kasv. Tajun ka sellist selgemat sorti kommunikatsiooni, suhtlus, selguse loomist, et toimub justkui selline läbimurre, et selgus tuleb nii-öelda sinu õuele, selgus tuleb majja. Et väga positiivne kaart, mis võib tegelikult vihjata ka sellisele tõesti sügavale spirituaalsele ärkamisele, tohutu läbimurre, tohutu progress ja täiesti uued siis taipamised. Ja ma märkan tegelikult sünkroonsuseid, et siin on justkui selline päike, siin on päike ja esimeses reas oli siis ka meil see päikese kaart, et väga ilus energia. Tuleb ka müntide 4, väga palju on antud kaardi ladumises praegult meil siis müntide masti või siis ruutumasti esindatud, mis on seotud siis materiaalsete teemadega. Et sind soosib nii-öelda kindel edukus, tasane kasv ja muutused just selles valdkonnas, et siin tuleb see saagi koristamise aeg. Et siin on need viljapead, et ühel hetkel sa ikkagi saavutad selle edu, sa saavutad selle tugeva vundamendi, sa saavutad selle progressi või läbimurde, mis võib-olla sulle hetkel tundub kättesaamatu, sest sul oli ka müntide 5 siin, mis on võib-olla ka mingisugune kaart selles osas, et sul võib olla hetkel ka rahaliselt raske või mingi blokeering just rahaenergia koha pealt. Nii, võtaks veel ühe kaardi ja siis ma arvan, et esimesele grupile nagu piisab. Vau! Ärtu 10, head uudised, õnnelik abielu, püsiv suhe, emotsionaalse külluse kaart tuleb. Et juba aprillikuus on oodata ka siis selliseid positiivseid muutuseid just suhte küsimuses, et siin on tulemas väga head uudised, just selline progress, õnnelikum tasand ja kuna siin on mainitud ka abielu, siis see kindlasti kinnistab seda, et sulle on oluline selline pühendumine ja selline pühendunud tasand ja et suhe oleks väga püsiv, stabiilne ning turvaline, turvatunne. See on emotsionaalse külluse heaolu kaart, mis ütleb, et sind soosib see energia juba järgneval kuul. Et sul on siin siis lausa 3 ässa kaarti praegult ladumiseks, milleks oli siis 2 müntide ässa kaarti ja ka siis õhuelemendi äss tuleb praegult läbi. Uued algused ja kindlasti mingi vana tsükkel tahab siin hetkel läbi saada, et midagi paremat saaks asemele tulla. Võtan juurde ka siis soovituse valguse puja kaardipakist. Nii, vaatame siis, mis minu kaartidest. Valge rätsu, sinu unistused täituvad peagi. Inglite soov on, et laseksid lahti kergusega. Tõeline armastus voolab vabalt ja tingimusteta usalda. Justkui ära esita armastuse koha pealt praegult siin selliseid tingimusi, vabasta mingeid energiaid, ära klammerdu. Ole selline nagu pigem voolamises ja mine vooluga kaasa, et sinu unistus saaks täituda, et võib-olla sa kuidagi hoiad hästi tugevalt kinni ja sa nagu kahtled ja sul on hästi palju sellist hirmu, et millal see juhtub või kas see üldse juhtub, et vabasta energiat ja usalda elu kulgu. Ja valge ratsu tähistab sellist vabanemist, vabadust ja edasi pürgimist siinkohal kindlasti. Nii, võtame veel mõne kaardi.
keegi heatahtlik toetab sind ja sinu hingepartnerit, võta see kingitus vastu tänulikkusega ja luba hingedel taas ühineda. Kui sa märkad muutuseid suhte küsimuses, siis praktiseeri kindlasti selle koha pealt tänulikkust, kui seal on selliseid positiivseid märke, et veel paremat energiat siis endale ligi meelitada. Et aga ma tajun jah sellist hingepartneri nii-öelda kohalolu või hingepartneri lähedust, ja tegelikult siin on öeldud, et ta on hoitud. Ja siin tahaks nagu need hinged taas ühineda. Mul on hea meel, et siit tuleb veel kaart, mis ütleb, et armasta elu külluslikkust, maagilised õnnistused jõukuse näol on nüüd sinu poolel teel, soodne hetk alustada tööd uute projektidega, nii-öelda sa paned selle seemne kasvama, sa paned selle seemne mulda näiliselt, et siin on oskus oma münte veerema panna, oskus teha muutuseid karjääriredelil ja tõesti sellist küllust ning maagilisi õnnistusi endale ligi meelitada. Et siin on midagi taasloomises ja väga sellisel jõulisel kujul. Uued algused siis tööalaselt või tööalased muutused siis juba järgneval kuul. Ja samamoodi, nagu ma ütlesin, et praktiseeri tänulikkust suhte koha pealt, kui sa märkad positiivseid muutuseid, kui sa märkad, et rahavoog on aktiveerunud, kui sa märkad, et sa teed selle edusamme, siis kindlasti praktiseeri tänulikkust ja usalda, et asjad liiguvad järjest paremale rajale. Ja võtaks siia juurde ka haljasoovituse esimesele grupile. Võtaks ühe konkreetse sõnumi. Teekond. Teekonna kaart ütleb, et sa oled õigel teel. On aeg valmistuda reisiks, see võib olla plaaniväline või plaanitud. Mõlemal juhul kanna hoolt, et oleksid valmis, kui aeg saabub. Siin on isegi öeldud, et pane oma pass valmis. Et väga positiivne teele minemise energia, justkui seisad lävepakul, alustad uuesti, midagi on taasloomises. Ja tõesti tajun ka seda, et justkui sul on selline tugivõrgustik või abilised või ka teekaaslane sellel teekonnal. Nii, et selline tuli siis praegult aldekaart, et minu poolt ilusat kevade algust ja kindlasti on tulemas siin positiivsed muutused, ole nendeks valmis. Aitäh sulle siis esimene grupp. Nii, aga liigume edasi järgmise valiku juurde. Nii, ja täna on meil siis teiseks valikuks selline ilus valge ehtekombinatsioon, milleks on siis mäekristall, kuukivi ja kassisilm, et silmalinised pakuvad kaitset. Kuukivi on väga selline toetav kristall just, et ta toetab sellist naiselikkust, intuitsiooni, viljakust ja mäekristall loob siis auraväljas sellist puhtust, selgust. Aga vaatame, mida räägivad sulle tarokaardid, mis sõnumid siit tahavad läbi tulla. Tuleb kaart, mis ütleb, et midagi võib justkui hetkel olla ootel, midagi on nagu pausile pandud, et poodutarus tähistab sellist uut vaatenurka, see tähistab ka sellist kuidagi millegi võib-olla takerdumist, et energia võib olla praegult natukene kinni kiilunud, natukene takerdunud, et sa võid tunda, et see on hästi selline ebamugav see olukord. See võib olla seotud tööga, töö küsimusega. Et siin tuleb läbi meil müntide 5, mis on selline puudusteadvuse kaart, et sa võib-olla tunned, et kuidagi see töö ei teeni sind või sa kuidagi tunned, et asjad ei ole nii, nagu sina seda soovid, et siin on selline emotsioon kerkib justkui üles, et justkui oledki see üksik lilleke seal lume keskel, et justkui sa tahaks nagu tärgata, aga kuidagi nii palju on nagu selliseid takistusi või piire või et kuidagi
ja ka hirm, et kas sind üldse märgatakse, et sa ei pea elama oma elu justkui selline müürilillekese, justkui olles selline justkui müürililleke, et näiliselt, et siin on hirm võib-olla üksinduses, hirm millegist ilma jääda ja ka hirm justkui finantsidega toimetuleku osas, et sellised küsimused praegu tulevad antud juhul ülesse. Aga vaatame, mis siia kõrvale tahab tulla. Et siin on selline üksik raaguspuu. Ja. Aga tuleb tähekaart. Et täht ütlebki seda, et sinu eluallikas läheb uuesti voolamisse. Sa kuidagi saavutad sellise enesekindluse, vaoshoituse, julguse, nii-öelda usk, lootus, armastus on antud juhul praegult võtmesõnaks, et siin on siis see naisterahvas, kes on väga veetlev. Ta on kuidagi väga rahul ka oma siis kehaga, oma välimusega, et siin on sellist nii-öelda nagu heaolu ja võikski öelda seda, et mõista seda, et sa ei pea olema see üksik lilleke, vaid sa võid olla hoopiski särav täht, keda teised märkavad, keda teised tunnustavad ja julgus öeldagi iseendale jah, et ma olen kõike seda väärt ja ma olen väärt, et mu elu ongi sellises kulgemises, kus ma olen iseendaga väga heas kontaktis, justkui särad. Ja vaatame veel, et siin on nüüd siis tulnud suure arkaani kaardid läbi, mis ütlevad, et juba järgneval kuul on tulemas sellised suured muutused su ellu. Et ja sellisel positiivsel tasandil. Tahab veel läbi tulla meil siin tuuleelemendi rüütel ja tuuleelemendi kuus. Tuuleelemendi rüütel on selline kiire tegutseja. Siin on siis sellist väga palju sellist tulisust, kirge, keemiat, spontaansust, julget pealehakkamist. Siin võib olla siis tegemist sellise meesprintsiibiga, kas võib-olla ei ole veel päris kuninga energias, aga ta on selline hästi mänguline, tal on väga palju julgust, võib-olla ka häid ideid, et pisut tuleb ka sellist elumehe energiat, et ikkagi mainin ära, tähemärkidest on siin praegult siis esindatud jäärlõvi, hambur, et selline nagu kiire tegutseja ja kellel on siis soov võib-olla midagi uuesti katsetada või ja väga palju sellist füüsilist atraktiivsust tajun ka antud kaardiga. Tuleb kaart, mis ütleb, et sind hakatakse rohkem tunnustama, sind hakatakse rohkem väärtustama. Siin on kaart, mis toob tegelikult alati häid uudiseid, see võib tulla nüüd ka suhte küsimuses, aga võib ka tulla muutus tööalaselt, et sind nii-öelda töökohas või tööalaselt edutatakse või tunnustatakse, et kuidagi sa tahaksid kogeda, et sina oled suuremat sorti väärtus, et ka sellel tööl, mida sa teed, et seda kuidagi teised inimesed märkavad ja tunnustavad, kui palju sa oled sinna panustanud. Et ma tajun jah, et seda, et sind pannakse nüüd justkui pedestaalile, et vaadatakse justkui sulle alt üles, et sa oled saavutamas sellist nagu edu ja see on selline nagu alati loetakse ka selliseks justkui võidukaardiks, et nii-öelda sa saavutad siis mingis küsimuses võidu ja sind soosib nagu edukus. Et igal juhul see energia siin kuu lõpupoole kindlasti läheb positiivsemaks, siin kuu alguses võib olla kitsas koht, võib olla ka selline hästi ebamugav energia, et asjad tunduvad, et on takerdunud ja sa võid tunda, et see on kuidagi väga ebaõiglane sinu osas, aga sa tuled sellest keerulisest olukorrast situatsioonist välja ja sa saavutad võidu. Aga vaatame siit edasi nüüd suhte küsimuses mõned kaardid siis romantika inglitelt. Laste teema võib aktuaalne olla, et kuidagi ka lapsed, lemmikloomad, sellised teemad võivad praegult su elus olla väga
tähtsal kohal. Siin ma näen ka koerakesi, et koerad sümboliseerivad lojaalsust, truudust, et midagi sellist praegu tahab selle kaardiga siit läbi tulla, et kuidagi lapsed, mängulisus, kergus, võib-olla rõõm lastega koos aja veetmisest, võib-olla kellegi ka lapselapsed. Tuleb kaart, mis ütleb, et keegi kannab ka selles suhte küsimuses praegu maski, mingid elemendid selles suhtes on sinu eest peidetud. Samas siin on justkui maski taga mõlemad partnerid, et midagi sa hetkel võib-olla ei näe või ei taha näha. Tuleb ka abielukaart. Abielukaart ütleb siin seda, et sul on oluline selline pühendumine, turvalisus ja sa kuidagi ootad, et su südames oleks kogu aeg justkui selline nagu turvatunne. Ja see, et armastus, mis su elus on, nagu kestaks ja selleks nagu kestev armastus. Ja siit tuleb justkui sulle kinnituskaart, et see on sinu tõeline armastus. Et sa oled nagu sellist tüüpi inimene, kellel on oluline pühendumine, kellel on oluline turvatunne, kellel on oluline võib-olla tõesti kohe ametlik abielu, need sõrmused, et selline nii-öelda väga selline pühendunud tasand, et selline ühtne liit, kus ollakse teine teisele nii-öelda pühendunud ja justkui selline tõesti vannete andmine või taaslausumine võib siin praegu tulla teemaks. Et näen siin esimeses reas küll sellist nii-öelda natukene sellist poisilikumat energiat selle tulerüütli näol, võib-olla kes on selline nagu spontaanne tegutseja, aga võib-olla siin on selle maski taga ikkagi soov ikkagi selle stabiilsuse või turvalisuse järgi, et ta võib-olla üritab nagu luua sellist kuvandit, et siin on tegemist sellise elumehega või et kuidagi selline tunne praegu, et mul tekib, kui ma neid kaarte selles kontekstis nagu vaatan, aga siin on see tunnustuse kaart ja võidukuse kaart ja see, et sind hakatakse rohkem märkama. Ja võimalik, et siis ka sulle rohkem pühenduma või seda tasandit siis hindama. Ja vaatame siia juurde nüüd mõned täiendavad kaardid, mida toob aprillikuu teisele grupile. Nii, kõigepealt tuleb siin siis tuuleelemendi 3, milleks on sõnum, ole andestav ja helde. Et midagi sa manifesteerid nagu teadlikult ja uuesti ja sul on oskus seda minevikku kuidagi tervendada ja vaadatagi sinna mineviku sündmustele, kogemustele sellise andestava ning helde pilguga. Armastuskirjad, kingitused ja siis selline ka sügavamad spirituaalsed teemad, vaimne kasv tuleb siit läbi. Number 8 on külluse sümboliks, sümboliseerimaks sellist külluse voogu. Siin on emotsionaalsed õppetunnid, siin on palju sellist nagu hinge tervendust tajun. Aga võimalik, et on tulemas siis mingit laadi kingitused, siin on tohutu selline igatsusenergia, et palju selliseid muutuseid. Selles valdkonnas tuleb ka number 10, täituvad unistused, enese usaldus, edukus. Mingi vana koorem justkui pannakse maha, et midagi paremat saaks asemele tulla. Teises reas tuleb meil praegult siin läbi ka kuninga energia, milleks on siis karismaatiline, romantiline õrnmeesterahvas, mees, kellel on julgust nii-öelda oma tundeid välja näidata, seda nii siis sõnade kui tegudega, et siin on selline
meesterahvas, kellel on tunded, emotsioonid ja ta ei pelga neid nagu välja näidata. Et karismaatilisust ja sellist õrnust või romantikat võib siis tulla juba järgneval kuul sinu ellu. Tähemärkidest on siin nüüd esindatud siis veeelement, milleks on siis vähk, skorpion, kalad. Et siin võib olla ka kellelgi mitu erinevat valikut, et võta see, mis parasjagu sulle õige tundub, et kui sa praegult seda kaardiladumist vaatad, et siis siin on jah üks kuninga staatuses meesterahvas ja rüütli staatuses meesterahvas. Aga võib ka toimuda siis nii-öelda selline kasvamisprotsess, et nii-öelda selline küpsus ja nii, koostöö, sünd, perekonna kasv, siin ma näen luigekesi. Luiged siis on sellised üldjoontes sellised graatsilised linnud, kes liuglevad mööda vett, aga siin ma näen sellist nii-öelda koostööd justkui veepinnalt õhku tõusmist, sellist nagu lendu minekut, et need tiivad kannavad ja tehaksegi koostööd. Ja luiged on tegelikult linnud, kes siis moodustavad paare ja nad on elu lõpuni koos. Nii-öelda selline energia tuleb läbi, et ikkagi koostöö, pühendumine, turvalisus ja selline ühtekuuluvuse tunne. Ja võib-olla siis ka ingli number 3 on antud juhul praegu tähtis, sest siin me alustasime seda rida number 3-ga ja siin taaskord siis number 3. Ja müntide 3 või siis ruutu 3 võib ka sulle öelda siin seda, et mõtiskle selle üle, mis on sinu olulised anded, sinu olulised talendid, mida sa võiksid edasi arendada. Et igal ühel on oma tipud, mille poole siis pürgitakse. Ja sul on ka oskus teha koostööd teistega, ka sarnaselt mõtlevate inimestega, et teha midagi ära, et siin on see taassünni energia. Et taasloomine ja lävepakul seismine on praegult aktuaalne. Et sa tahad midagi taaskord oma elus alustada või luua ja see ilmselt ikkagi juba juhtub järgneval kuul. Nii, võtaks veel soovituskaarte. Võtame siis valguselooja sõnumi. Armastus, nauding ning rahul on osa sinu hingeteest, võta see nüüd vastu, märka ilu ümber enda. Siin on ka liblikad tähistavad transformatsiooni, muutust, avardumist. Et kindlasti on sul oskuste ilu ümber enda näha. Oskus ilu ümber enda näha ja praktiseerida ka tänulikkust. Natuke kannatust, sinu elus sätitakse paika viimsed pusletükid. Tõeline armastus on kohal, et jääda. Et võib-olla siin on hetkel veel justkui võtmesõnaks see, et sinu kannatlikkus on justkui proovile pandud või kuidagi universum nagu testib sind, et midagi veel vajab nagu kõrgemalt poolt nii-öelda paika sättimist, et asjad nagu laabuks sinu suurimaks hüvanguks ja seda just siis armastuse koha pealt. Et siin ilmselt on seotud ka teisi inimesi, kellel on ka siis oma elulised õppetunnid veel, et sa ei saa kuidagi seda olukorda ise praegult juhtida, et lihtsalt sätitaksegi seda puslet paremini kokku, et sina saavutaksid edu. Just edu armastus. Ja armastus, mis on nii-öelda sinu jaoks tõeline. Soovituskaart sulle siin, et hetkel võib-olla on mõistlik natukene rohkem ennast poputada, et sul on nimeline keha, mis soovib nii-öelda hellitamist, armastusküljane, hoitud lähenemine on hoolimine iseendast. Tee siinkohal ka järgmine samm, armasta tervislikumat eluviisi, tervislikum toitumine, tervislikum lähenemine üldse elule, enese eest hoole kandmine nii-öelda selles mõttes, et sul oleks kvaliteetset uneaega, et su toit oleks puhas, et sa jooksid palju puhast vett nii-öelda, et sellised soovitused, et mida sa saad enda keha jaoks teha, mida sa saad enda hüvanguks teha, et sa ise ennast tunneksid paremini, et sa ise enda nii-öelda kehas just ennast tunneksid hästi, on ju. Et nii-öelda
keha on meie hinge nii-öelda tempel, et tuleks ka nagu kanda siis hoolt selle füüsilise tasandi eest, et meie hing saaks õitseda ja meie hing saaks avarduda. Et sellised soovitused siit siis selle kaardiga, et mõtiskle, mida sa saad enda hüvanguks teha ja mida siis on mõistlik praegult siis siin tähele panna antud küsimuses. Just selline tervislikum eluviis, tervislikum lähenemine. Ja võtaks siia juurde ka ikkagi haldjakaardi. Kuu energia. Kuu muidugi tähistab meile sellist elutõususid ja mõõnasid ja siin ongi öeldud sulle seda, et lase elutõusudele mõõdadel end kaasa viia. Kui tunned segadust, tuleb kuuvalguse haljas sind rahustama ja kinnitab, et meelerahu on võimalik. Kindlasti on sul hästi selline terav intuitsioon, taju. Kuula oma südametarkust, oma südame häält. See on praegult adekvaatne, see on praegult õige. Et kui elu raputab sind ja sa tunned, et see tundub sulle kuidagi ülekohtune, siis loo endasse tasakaal, maanda ennast, tule taas kord enda keskmesse, et sellest kriisiolukorrast nii-öelda välja tulla, et uuesti nii-öelda alustada selliselt palju paremalt platvormit. Et elus on tõususid ja mõõnasid, see on üks osa elust ja sinu ülesanne on justkui nende tõusude ja mõõnadega ilusti kenasti hakkama saada, et sa ei murduks. Et see on praegult siis selle kaardi lisatähendus siin siis selle kuuvalgushaldja kaardida. Ja siin ma näen siis naisterahvastest tõesti usaldab, et siin on nagu lausa selline usaldus, et saagu mis saab, et ollakse nagu justkui avatud elule ja ikkagi justkui tänulik ka elu õppetundide eest. Nii, selline tuli praegult siin siis teise grupi ladumine siis aprillikuuks, et tulid ka sellised sügavamad teemad siin läbi, et loodan, et sa said siit siis mingit laadi siis märksõnu ja kuidagi sellist ka julgust ja motivatsiooni midagi taas luua ja ära siis nii-öelda kaota seda usku, lootust, et siin on see kannatlikkus ka ikkagi oluline. Nii, aitäh teisele grupile, ilusat kevadet siis ja päikest päevadesse. Aitäh! Nii, aga liigume edasi 3. valiku juurde. Ja täna on siis 3. valikuks meil siis roosa kvartsi puhas roosa kvarts. Roosa kvarts on armastuse kristall, mis toob siis sellist tingimusteta armastust, rõõmu, rahu. Selline peene vibratsiooniga kristall. Ja siin on ta siis jah, selline puhtal kujul, et kuidagi hästi selline naiselik käe. Ja rääkides sellest, tuleb sulle siin uue armastuse kaart, milleks on siis veeelemendi ässad tähistavat uut algust, siin ma näen seda rahutuvi, siin ma näen seda täidetud karikat ja ümber karika on lootuse õied. Justkui sinu armastuse karikas täidetakse taaskord, siin võib tulla kellelgi armastusest täiesti uus tasand, siin võib tulla kellelgi ka täiesti uus inimene, et igal juhul sa tunned, et su südames pulvitseb armastus, et selline väga positiivne energia, et uute võimaluste näol ja armastuse tasand siis kuidagi saab aktiveeritud. Siia kõrval tuleb õhuelemendi 7, mis võib öelda, et sul võib ka olla hirm seoses elu muutustega, võib-olla ka hirme millegist või kellegist ilmajäämisega. Et siin on siis justkui meesterahvas, kes justkui kardab, et keegi teda varitseb või keegi justkui võib-olla nagu on paha
pahatahtlik, et kuidagi selline hirmu kogemine, et justkui lahingutes on kaotatud juba paar mõõka ja nüüd ollakse justkui selline võitlus valmis või lahingu valmis, et justkui enda nahka nagu säästa või kaitsta. Et see kaart natukene võib siin vihjata sellele, et keegi võis olla sinuga ebaaus, keegi võis siin midagi justkui sinu eest ka varjata ja võib-olla ka see praegult ikkagi tekitab sinus selle ebakõla ja hirmu üldse nagu elu muutuste näol. Et vaatame, mis siia kõrvale tahab tulla. See tuleb müntide kuningas. Et kuna need kaardid praegu tulevad siin kõrvuti, et siis võib olla selles kontekstis see, et siin on võib-olla kellelgi hirm tööalaste muutustest või hirm justkui, et justkui need mündid ei ole hoitud, kaitstud või on siis ka hirm ikkagi pühendumise ees, et selline energia praegu tuleb läbi, sest müntide kuningas üldjoontes on siis meesterahvas, kes on väga hea pereinimene, ta on selline karjääriredelil edukas, ta on väga suuremeelne, ta on väga lahke ja talle on oluline selline tugevamat sorti vundament, stabiilsus, turvatunne. Tähemärkides tuleb siit hetkel läbi siis maaelement, milleks on siis sõnn, neitsi, kaljukits, et võta see, mis õige tundub, et müntide kuningas on väga hea siis ja suuremeelne, lahke ning küpse meesterahva energia nii-öelda tuleb siit siis läbi. Ja siit tuleb ilus paar. Et siia kõrvale tuleb siis veeelemendi kuninganna, vähkskorpion kalad, tähemärgi toon ära. Et veeelemendi kuninganna on hästi selline lahke, empaatiline, tundeline, tundeküllane, kuid ta võib olla ka vahest siis pisut ennast ohverdav või kuidagi võib-olla selline emotsionaalsus või liiga emotsionaalne, et see kuningas siin pigem on rohkem siin maandatud ja kahe jalaga maa peal, et siin on siis naisterahvas, kes on väga tundeküllane. Et aga mida ma nagu märkan nende kaartide puhul, et see kuningas nagu hoiab seda münti ja see naisterahvas tegelikult on nagu rohkem nagu ikkagi selle kuninga suhtes praegult veel nagu seljaga. Et oleks nagu soov tegelikult teineteist ikkagi märgata ja kindlasti see naisterahvas tahaks justkui seda armastuse karikat nagu edastada või edasi anda, aga ta seisab ikkagi selle mehe suunas seljaga. Miks see on nii? Vaatame. Siin võib olla distantsi vahe, siin võib olla igatsuse energia, siin võib olla see, et ollakse kuskil kas siis teises riigis või lausa teisel mandril või teisel pool kallast, et siin on selline igatsemise energia. Samas see kaart tegelikult ütleb seda, et sa lood midagi täiesti uuesti, sul on oskus nii-öelda midagi oma ellu nüüd manifesteerida, midagi, mis hakkab nii-öelda realiseeruma, sul on ka julgus midagi ära teha, sellist uuesti luua ja kui vaja tõesti, sa keeradki selja mingitele vanadele mustritele, vanadele olukordadele, mis enam sind ei teeni. Vaatame edasi, mida räägivad siin kaardid siis suhte küsimuses. Võtame siis soovituskaarti romantika-inglitelt, et siin kindlasti aprillikuus on tulemas muutused suhtealaselt. Vaatame, mis siit veel tahab läbi tulla. Väljenda oma tundeid. Liigu edasi ja nii-öelda tee ka selliseid romantilisi žeste, oskus ikkagi tõesti neid tundeid väljendada ja armastust väljendada, et kui sa praegu tuled, see naiskuulaja, siin on see naisterahvas, kes tegelikult on tunnete valdkonnas nii-öelda avatud
tundeküllasusele, et võib-olla siis, kui sa oled praegult meeskuulaja, et siis sulle siin öeldakse, et sul on turvaline sellele naisterahvale tegelikult oma süda avada ja sul on turvaline neid tundeid välja näidata ja selliste just romantiliste žestide näol, et see nagu annaks praegult siin sellist väga positiivset tulemust, on ju. Ja vaatame edasi. Siin kindlasti tuleb siis armastuse väljendamist ja armastuse koha pealt tuleb siin praegult läbi ka kaksikleegi teekond, keha, hinge, meeletasand ja siin tuleb praegult läbi kaksikleegi liidukaart, et kaksikleekide nii-öelda suhte dünaamikas on väga palju konarlusi, on väga palju sellist nii-öelda eraldatust, aga siin on praegult välja tulnud siiski liidukaart, et see side ilmselt on väga sügav. Siin on seotud siis keha, hing, meel, kõik need tasandid, et siin on selline ka hingeline lõimumine, ühtsustunne ja väga selline kirglik tasand ka kindlasti. Aga mis siin praegult võivad üles kerkida, ongi need hirmud ja hirm justkui ikkagi armastuse koha pealt, et kartmatu armastuse kaart tuleb, et ära karda ka võtta riske, astuda seda sammu sinna teadmatusse, tundmatusse, et julgus nii-öelda usaldada ka armastuse kulgu. Et inimene, kes on sulle määratud, kes on sulle õige, kes on nii-öelda sulle väga eriline. Tuleb ka kaart, mis ütleb, et siin on väga tugev füüsiline tõmme, siin on väga tugev nii-öelda just selline keemia, just ka selline füüsiline atraktiivsus on ka praegu siin kaartides. Et tajun selle kaardikeaga praegu siin seda, et kui sa oled kaksikleegi teekonnal, siis ilmselt siin aprillikuus toimub selline taasühinemise energia ja sa vabaned mingisugusest suurest hirmust, võib-olla hirmust olla rohkem haavatav, võib-olla ka hülgamise hirm saab siin praegult sellisel sügavamal kujul tervendust. Aga mis on tegelikult ju positiivne, siin on liidukaart, et siin võib-olla siis ikkagi aitaksid ka sellised positiivsed afirmatsioonid, et ma tean ja usaldan, et te tulete siis kokku ja te saavutategi selle ühtse liidu, et te olete koos ja te jääte kokku, et see nagu mitte nagu kogeda seda hirmu selle ees, et see inimene nagu taas põgeneb su eest või et kuidagi nagu kinnistadagi endale, et kõik on võimalik, et see liit on võimalik. Et mingi hirm siin on praegu üles kerkinud just selle teadmatuse koha pealt. Ja vaatame siis antud juhul siia siis selles kontekstis ka mõned kaardid juurde, mida siis aprillikuu võiks olla tuua selle. Esimene kaart, mis ütleb ära torma, rivaalitsemised, pettumused võivad siin praegult olla, et siin on see kaart, mis ütleb, et midagi võib su eest olla varjatud. Võib olla ka kolmas energia sellega seotud, praegu tuleb läbi ka tulekuningas, mees, kes saavutab alati edu. Ehk siis tähemärkidest on siin hetkel siis ka veel esindatud Jaarla või Ambur. Sõprade ustavus, aeglane aga kindel edukus. See kaart räägib ühistest meenutustest, nostalgiast ja ka sellisest hingelisest ühendusest.
et tuleb kindlasti taasühinemine, see on taasühinemise kaart, et keegi sinu minevikust naaseb, võtab sinuga ühendust ja siin on taasühinemise kaart. Tuleb kaart, mis ütleb ka sulle seda, et see on emotsionaalselt väga hingeline ning õnnelik tasand, täiuslik õnn, armastus, viljakus, vastus on kindlasti jaa. Et siin ma näen sellist imekaunist paari, kes on väga heas kontaktis teineteisega ja siin on tõesti selline rõõmus tasand, usaldusenergia ja see on sellise emotsionaalse külluse ning edukuse kaart. Unistuste täitumisega seotud siis kaart, et mingisugune unistus emotsionaalses plaanis kindlasti täitub. Tuleb ka rahu, harmoonia, selline kindlasti see kevadine kaart siin praegu ütleb, et siin on see õiepung, mis tahab siis nii-öelda nagu puhkeda taaskord nagu õide või et justkui oota ikkagi seal kevadel või kevadkuudel ikkagi sellist hingerahu ja harmoonilisust. Et selline emotsionaalne küllus jõuab sinuni, et sa selles kontekstis tunned, et sul on nii hästi. Aga hetkel võid tunda seda rivaalitsemist või pettumuste kogemust või et kuidagi vabanega sellest hirmust, sest muidu on oht, et sa tõmbadki endale hoopis selliseid kogemusi või kuidagi lükkad seda positiivsemat siis eemale. Et kontrolli oma mõtteid, et võib-olla isegi pane ennast sellisele mentaalsele dieedile. Tunneta, et kas sinu peas on rohkem selliseid positiivselt tulevikule suunatud, julgustavaid, optimistlikke mõtteid või kipuvad need olema pigem hirmud, mis saab, mis juhtub, kui asjad ei lähe nii, nagu sina oled seda planeerinud. Et sellised soovitused siin, et võta aega endale, ära torma, võta aega endale ja õpi ennast usaldama, õpi elu usaldama, õpi ennast väärtustama ja saavutamaks just sellist sisemist rahu, harmooniat enda sees. Nii, aga võtame siis siia ka valguselooja sõnumi, 3. grupp. Õnnistama südant, tee ruumi uuele energeetikale, universum toob sulle tagasi selle või midagi veel paremat. Ja siin on see rahutuvi ja see oli ka esimesel kaardil siin, nii-öelda selle armastuse karika kohal on siis see rahutuvi. Et justkui selline soovitus, et tee oma südamesse ruumi, tee süda vabaks ja tee seda nii-öelda kergusega. Ja kui sa teisiti ei suuda kuidagi oma hirmudest lahti öelda, siis afirmatsioon, kas see või midagi veel paremat kindlasti rahustab sind, et õnnista oma südant. Hingetee ja armastuse tee ühtivad sinu missiooniga, võta see katsumus vastu, hing on valmis selleks kogemuseks. Siin ma näen siis sellist mediteerivat naisterahvast, justkui sellised ka vaimsed praktikad, ilmselt loovad su sees sellist suuremat sorti tasakaalu. Ole teadlik sellest, et sul ei saadeta mitte midagi sellist, millega sa hakkama ei saa. Et sinu hing on tegelikult valmis selleks kogemuseks, sa oled seda kuidagi enda ellu soovinud. Et need kogemused oleksid sellised, nagu nad on. Et seal on mingit laadi selline suurem missioon just selle suhte koha pealt ka, et vaatame veel ühe kaardi. Ja mis väga armas on see, et siia tuleb selline duaalsuse ning partnerlusega seotud siis sõnum. Märka duaalsust, universum saadab sulle toetavaid sõnumid, inglinumbrid 222 on kinnituseks sulle, et sa oled teinud targad otsused. Et võib-olla sa märkad neid sünkroonsused kuidagi päriselus, et siin on 2 linnulapsukest, on ju. Et sa kuidagi näed neid paare või kuidagi see universum peegeldab sulle
ja näitab sulle justkui tõesti seda õiget teen otsa või suunab sind nagu märkama ikkagi neid inglinumbreid. Nii, võtame veel haldjasõnumi ja ma arvan, et siis võib selle 3. grupi ladumisega ilusti kenasti kokku võtta, et nii, tuleb tasakaalukaart, leia tasakaal, töö, puhkus, vaba aeg. Et sul on rohkem energiat, harmooniat ja produktiivsust ja võib-olla sul on vaja rohkem puhata ja jõudu koguda. Oma eluenergiat kuidagi tagasi kutsuda või enda eluallikas rohkem voolamisse panna. Aeg endale, enese poputamine, enese väärtustamine. Et see kaart tegelikult meenutab mulle natukene sellist nagu mõõdukuse kaarti, et täpselt nii kaua tuleb tegeleda siis elus erinevate vastuoludega, kuni sa saavutad selle sisemise rahu mõõdukuse iseenda sees. Ja see ongi kõige aluseks, et sa oleksid nii-öelda selles nii-öelda nullpunkti väljas, kus sa tunnedki, et sa ise saad luua. Sa ise saad luua, kui sa oled rahus, endaga rahul, enda eluga rahul. Ja just, et see, et võib-olla oled mingis küsimuses kuidagi kas siis käitunud, kas siis ennast ohverdavalt või ennast nii-öelda kuidagi sättinud tagaplaanile või et praegult see aprill oleks vaja sul teha siis ikkagi see nii-öelda otsus, et sa leiad nagu aega ka endale. Et nii kui puhkus kui vaba aeg tegelikult on siin praegult ikkagi märksõnadeks, et sa ei pea kogu aeg laskma nagu orav rattas, et siin on vaja sellist nii-öelda tasakaalu luua. Ja siis sa oledki palju produktiivsem ja sul on palju rohkem jõudu, et midagi ära teha. Nii, selline tuli siis 3. grupi ladumine, et siin on tulemas ikkagi aprillikuus juba emotsionaalset küllust, rõõmu, mingit laadi täituvaid unistusi. Inglid on sinu selja taga, inglinumbreid tulisid praegult ilusti kenasti läbi. Tajun ka seda, et sa oled väga spirituaalne, sa oskad nii-öelda märgata seda, kuidas universum suhtleb sinuga. Ja sul on oskus ka vabaneda mingisugusest hirmust, mis on siiani sind blokeerinud või piiranud. Ja sa justkui see on jah selline verstapost, et sa midagi nüüd ületad või sellist enda sees, mis on siiani olnud sulle kuidagi nagu kättesaamatu. Et jaa. Õnnista südant, tee ruumi uuele ja universum toobki tagasi selle või midagi veel paremat. Sa ei pea kartma, usalda. Nii, selline tuli siis 3. grupi ladumine. Mina tänan kõiki, kes on tulnud minu kanalit kuulama, jälgima, vaatama ning kohtumiseni teiega juba järgnevates videodes. Aitäh!